Ja kuidas siis klientide poolt on tagasiside olnud sinu poolt valmistatud lantidega, et alati saab areneda, alati saab kõik olla parem, ükskõik kui hea see asi on. Aga üldiselt, kes kasutavad, eks nad kala ikka saavad. Tean küll ka tõesti inimesi, kes pole kordagi kala saanud. Tõsi, nad ei ole üldse kala saanud, nii et see on juba siis teine lähenemine. kas see läheb arvesse, kui ma käisin 50 korda enne, kui ma üldse kala nägin? No, siis ütleme niimoodi, et umbes sama palju nullitasid kui mina. Ma alustasin ka sihukeste suurte numbritega. Kindlasti on eelises need, kellel õnnestub ennast haakida mingi korraliku tüübi sappa. Veel parem, kui saab juba koha infot kätte ja sihukesed värgid. Mina hakkasin käima täiesti ise omaenese tarkusest. Küll nüüd nii palju jah, ma tegin kodutööd, et ma päris ikka liivaväljadele ei roninud, et ikkagi mingisugune sihuke normaalne koht oli, kuhu minna. Aga noh, ütleme ausalt see, kas nüüd mis värvi lant ja täpselt nüüd kujud ja värgid, eks see on palju muidugi tegelikult enda eelistuses kinni, kes on harjunud millega. On ju neid, kes väga kiiresti kerivad, need kindlasti saavad kasutada ka siukseid nooljamaid lante. On neid, kes kerivad üliaeglaselt, hästi rohkete pausidega. Neil on ka kindlasti lantidele omad nõuded. Et siin ongi, et ega ei saa ka öelda, et kui niimoodi jämeda keskmisena, et kõik on rahul või keegi ei ole rahul. Et täpselt võibki ju jagada seda arvamuse avaldamist vastavalt sellele, mis inimesed enda eelistused on olnud. Noh, kes on jäänud kasuta, muidugi nad teavad juba, mis mänguga need asjad on. Kui see neile sobib, siis nad seda kasutavad. Eks siin pilt ei ole galeriides piisavalt nähtud, et tähendab kala nad toovad. Aga täpselt samamoodi ütlen respektiga teiste tegijate suhtes, et kõik, kes oma toodangut pakuvad, kahtlemata kõikide lantidega tuleb kala. Nii et ma kindlasti ei üritagi väita, et nüüd minu omad oleksid paremad. Nad ei ole kindlasti ka halvemad. Mõtlen, et nad on lihtsalt erinevad. Iga tegija teeb midagi erinevat. Ja mis on isegi hea. Ja kindlasti on võimalus, et kellel ei meeldi, siis võib ka ise teha. Absoluutselt. Absoluutselt. Aga nüüd, kui hooaeg on juba alanud, kas siis tellimusnumbrid on tõusnud? Praegu hetkel on nüüd jah suht kiire, ütleme siis niimoodi. Et eks selle hooaeg on selline asi, et alati on aega piisavalt ja siis ühel hetkel avastad, et nüüd on tipp kätte jõudnud, oleks võinud ju varusid ette teha, mida loomulikult ei ole. No ja siis järgmine hetk on see, et kurat, nüüd on vesi liiga soe, hooaeg see läbi sujuvalt. Ja kui suur on siis teie enda kõige suurem kala enda tehtud landiga, mis olete kätte saanud? See oli 3,64 äkki või? 3,6 ja natuke peale, ma nüüd täpselt ei mäleta enam, sellest on kahjuks möödas mitu aastat. Mõningad päris kobedad on veel otsas käinud. Kusjuures ka selle püügi koha pealt, siin on nüüd need erinevad lähenemised, sest alles siin ajakirjas tuli lugu Kotka poolt, et tema püüab kuni 20 minutit ühe koha peal, siis liigub edasi. Jah, ma olen nõus, et kui on kala platsis, eks ta üldiselt näitab ennast kohe ära, nii see on. Oleme saanud siin esimeste visetega ka tõesti niimoodi, et mõni minut olnud. Aga mina olen selline püüdja, kui on nüüd vesi normaalne. Praegu on nüüd vesi külm, praegu on jah selline asi, et kala on natuke ikka uimasem, mõistlik on äkki ise otsida. Aga räägime ikka normaalsemast veest, et sinna 5 kraadi on tekka juba tulnud. Kui koht on hea, vesi on selge, tuul on normaalne, siis mina ei näe küll põhjust, miks ma peaksin põhimõtteliselt pool päeva kulutama ära ringi siiberdamise peale. Kala liigub, muidugi on võimalus otsides leida parv üles, aga alati on võimalus, et kui sa oled ära läinud, sinna samasse tuleb parv. Ja sa lähed kohta, kust just on parv ära läinud. Noh, alati on need äkkid. Mina eelistan põhimõtteliselt ühe koha peal platsis olla. Ja väga tihti on niimoodi, et ka pool päeva rahulikult loopind ja siis on kala otsas. Kui on eesmärgiks jah, hakata neid rekordeid püstitama, mitu kala, mitu kontakti päevas, no ilmselt liikudes võib-olla on nagu variant suurem. Samas ma ei ole ka selles kindel. Et
kui on ikkagi normaalsed päevad, siis tegelikult ütlen ausalt, et mina oma taktikaga nullitamisi väga-väga-väga harva tuleb ette. Et reeglina midagi ikka toimub. Samas ka selle teise taktikaga, kus Kotkas ütles sama, et ega nullitamisi ei tule. Lihtsalt jah, kuidas isiklik selline eelistus on, et vastavalt siis niimoodi tegutseda. Aga ehk oskad öelda siis tavakalamehele või alles algajale, et mismoodi seda siis ilma valida ja kohta ja... Hakkame siis peale, et mis peab esimene asi olema, et vesi olgu selge. Vesi selge, see tähendab seda, et kui on olnud siin nüüd 2-3 päeva järjest korralikku tormi, siis kohtadesse, kus ümber on liivaväljad, väga nagu ei ole mõtet pinna, seal on vesi sassis. Vesi peab olema selge. Savihägu, seda kala nagu nii väga ei pidavat kartma. Liiv on jamas. Liiv lõpustesse läheb, sellega ta nagu talle ei meeldi seal olla ja siis ta üldiselt on kuskil kaugemal. Samas selle häguga on selline asi, et kui ma ei näe isegi lanti, ei, mina ei usu, et kalaga seda nüüd ülihästi näeb. Põhimõtteliselt viskad talle pähe, siis on variant. Et see on nagu esimene asi. Sogase veega, siis tasub jah käia otsida selget vett. Liivaväljad. Ütleme Võsu supelrand ja Pirita supelrand. No seal on kohad, kus kindlasti midagi ei toimu. Et ikkagi kallas peab kivine olema. Selleks on, mina olen ise kasutanud Maa-ameti portaalis seda aerofotot. Tegelikult on seal päris kvaliteetsed võtted mõned ja näeb ausalt väga korralikult ära, kus kohas on mis rand, sest on ka ju selliseid kohti, kus ütleme, kallas iseenesest on kivine, aga paar meetrit vette ja läheb liivaks asi kätte. Et vaja oleks ikka, kus ka vees kive on. Hästi siukse rusika reeglina, iga jumala nukk põhimõtteliselt Tallinnast itta või läände minnes. Kus natukenegi kive on, seal on ka võimalus kala saada. Keegi alles hiljuti ka seal kuskil foorumis viskas või kuskil seal FB-s äkki küsimused, et kus oleks nagu ja võimalik ka kala saada. Ei ole kahjuks selle kalaga nüüd päris niimoodi, et vot, mine sinna ja seal on garanteeritud, ei ole. Rimist. Jah, rimist on küll garanteeritud. Paberlant võtab alati. Jah, just. Aga kui sa tahad seda adrekat, siis on pigem ikka jah siuke, et ise tuleb kõigepealt asjad õigesti teha ja siis lootad ka kala on kohal. Võt nüüd tuul on ju. Viimane kord käisime nüüd mitte liiga ammu, ehk siis see pühapäev. Minu meelest lõpupoole oli niimoodi, et tuul puhus juba stabiilselt teistmetes, puhangud vist kurat ronisid 20 kanti, igal juhul jube sitt oli olla. Ja kala oli täitsa olemas selle laine sees, lihtsalt seal oli juba, visata oli nagu ülikeeruline. Ütleme siuke 4-6 või, kõige mõnusam. Säbrut hoiab, kergelt lööb vahtu peale, mõnus. Et sa ikkagi saad ka vastu tuult ikkagi ridvaga vehkida. Mõnus. Et kuidas on siis, kas tagant tuulega või vastu tuulega? Vastu tuulega, mina eelistan ikkagi vastu tuult. Et mis vahe sellel siis on? Veemasside liikumine, teine asi, mida mina ise siiralt usun, on seesama see pisikese hõljumi olemasolu. Kui sul ikka veemassid lükatakse ära, siis läheb see väike hõljum ära. Koos sellega lähevad järgmised, natuke suuremad, kes seda hõljumit söövad. Siis ka juba pisike kala, mis seda omakorda sööb. Ja siis ka suur, mis seda väikest kala jahib. Ja vastupidi toova tuulega tuleb see kõik kaldasse. Erandiks on nüüd just see, ütleme, hilis kevad, kui vesi läheb väga soojaks. Siis pigem on jah, nagu tagalt tuul, või tagalt selles mõttes siis maatuul, et see lükkab pealt juba soojamat veemassi ära ja tuleb altpoolt jahedam asemele. Seal lihtsalt on juba see kriitiline veetemperatuur, et kala hästi ei taha enam nii soojas olla. Kirjade järgi on kuni 10 kraadi merifareel. Tegelikult just 14 kuskil võiks öelda. See on ju täitsa huvitav vesi. Aga kui on tuulevaikne ilm, niimoodi, et on peegel? Ma arvan, et ikkagi see kala, nii palju ta tunnetab seda ebaloomulikku vibrat, ükskõik kui vaikselt sa käid, mingisugune liikumine on ikkagi tajutav talle ja läheb minema. Olen näinud, ütleme, liikumist ja hüppeid ja siukest, aga nii kuradi kaugel kaldast, et isegi teoreetiliselt ei loobi sinna. Aga kuidas see liikumine räägitakse, et ära kolista vees, ära käi, aga kui on ikkagi kõva tuul, laine möllab ja kui sa seal kivide vahel käid, et kas see häirib nüüd kala või mitte? No samamoodi kui paadimootor ju plädiseb. Saadakse suht ka paadi kõrvalt. Ma ütlengi, et ma arvan, et point on niimoodi, et ära sihilikult kolista just kui võimalik, aga nõuda seda või eeldada seda, et sa täiesti vaikselt liigud, see on lihtsalt ebareaalne, eriti ütleme siuksed
krudiseb, kui on see peenem kruus või siuke mass, et noh, et ei ole päris nii, et kui sa oled ühe kivi vastu nüüd jalaga läinud, kõik võid ära koju minna, et päris nii hull see ei ole ikkagi. Aga noh, jah, võimalusel ma arvan, võiks vältida lihtsalt siukest mõttetut kolistamist. Eks ta ole jah, siukene kala natukene pellik ja ega teda ei ole nüüd nii palju ka, et no, see on nüüd siuke asi, et seal peaks vee all nagu kaameraga vaatamas. Ma arvan, et kala on tegelikult oluliselt rohkem, kui see kontaktide arv seda näitab. Et ta lihtsalt ei võta. Et noh, Taani näited vähemalt seal on olnud, kui üks mingi video oli ka, kus kaamerat kiriti koos landiga. Ja ma olen näinud seda, seal oli üks aja peal meriforelli parv ja käisid vaatasid, et ma arvan, et ka meil on ilmselt selliseid olukordi, kus tegelikult kala on, aga ta lihtsalt ei võta. Et